Tere imelist päeva kõigile, kes siin Kaia Consultingul satuvad ja seda videot näevad ja tere Margus ja Kerli. Tšau, tervist kõigile. Nii rõõm on näha teid siin täna ja hästi vägev, et te tulite minuga vestlema. Et alustuseks siis ma ütlen kõigile, et täna me taas kord jagame lugu, mis ma ise otsin korra välja ka vaatan, et me oleme õiges kohas laivis. Taaskord jagan seda lugu, mis siis on inimesed toonud õppima Thinking into Results programmi, mis te sellest saite, mis nüüd teie elus toimub ja tegelikult Margus ja Kerliga vestlust ma väga ootasin, sest teie arengut on nii tore näha, teiega hästi-hästi toredad inimesed, loomulikult, kes see muu ikka tuleb, on ju sinna programmi. Ja tegelikult lisaks see, et mis teekonda te juba ennem Thinking into Resultsi, seda tulemusliku mõtlemise programmi käite, sest ikka on veel palju puutun kokku sellega, et öeldakse, et ikka oluline on oma keha eest hoolitseda või lahendada ära kõik eelnevad asjad minevikus, eelmises elus ja kõik need. Ja minu arvates teie olete minu jaoks on selline ehe näide, et kes olete päris palju, väga palju vaimse spirituaalsel teekonnal olnud, et te näete ikkagi, et miks on vajalik neid mustreid, neid süvamustreid, veendumisi päriselt muuta. Ja tegelikult teil on vähem kui aasta aega tagasi, te tulite Thinking into Results programmi, nüüd te lähete ka minuga tegelikult edasi ja ma väga põnevusega ootan, ma arvan, et kui me teeks vestlus juba aasta pärast, et mis siis veel saab, eks, kui nüüd juba selle 9-10 kuuga on toimunud see, mis on toimunud. Me oleme laivis täitsa õiges kohas, nii et teeme niimoodi, et kergelt põgusalt saate ennast natuke tutvustada ja võib-olla siia võite põimida juba juurde, mis ma pean selle all silmas, et see vaimne teekond, sest teil on hästi kihvtid sellised praktikad, millega te olete ka meie TIR-gruppi ju aidanud, et natuke tutvustage ennast, palun. Äkki ma alustan, aitäh Kai sellise suurepärase sissejuhatuse eest. Mina siis olen Kerli ja leidsin selle TIR-programmi tegelikult kunagi Bob Proctori kaudu siis, kui Bob ise veel seda tegi ja tegi oma neid tasuta nädalasi väljakutseid ja see kohe kõnetas mind ja siis otsisin nagu väljundit sellele, et kuidas siis selle programmiga liituda ja siis minu üks mitte Eestis elav sugulane, kes siis oli Kaid näinud, kohe soovitas rõõmsalt Kaid. Ja nii me siia programmi sattusime, et mis selle taustalugu võib-olla ongi veidi, et jah, et me oleme, kui ma mõtlen, et meil laps on 15-aastane, siis 15+ aastat tegelenud erinevate vaimsete praktikatega, enesearenguga, sellise, mitte minul on veendumus see, et kui sul endale, kui sa ise oled iseendaga rahus ja kuidagi sellises sisemises teadmises ja teadlikkuses, et siis kogu maailm see ümber tundub ka poole ilusam ja poole väärtuslikum ja sul on justkui tunne, et sa saad saavutada, et sa oled väärtuslik ja nii edasi, et need vaimsed praktikad ongi seda pakkunud, aga TIR ja miks me siia tulime, mina natukene Margus siis niimoodi kättpidi vedasin, et ma sain aru sellest, et kuigi ma olen aastaid teinud neid erinevaid asju, võib-olla ma ei ole päris seal, kus ma tahan, et mina või meie siis nagu perena või paarina oleks. Ja see, mida siis ma Bobi nendest vestlustest ja siis ka vestlustest Kaiga hiljem kuulsin, et ma sain kohe aru, et mul ei lamp põlema, et see nagu andis selle tunde, et kas ma investeerin nüüd ise endasse või siis ma tõden umbes 5 aasta pärast, et midagi nagu suures plaanis ei olegi muutunud. Võib-olla selles, nagu, kuhu ma olen jõuda tahtnud. Margus. Minu hääl jäi korraks kinni, aitäh sulle, Kerli, aga Margus, tutvusta ennast ka. Nii, tervist, mina olen Margus. Et ma siin Kerli jutu jätkuks, kuidas mina TIR-i sattusin. Ma sattusin tegelikult läbi Kerli. Et Kerli ütles, et tema oli Kaiga rääkinud. Kai tahab meiega mõlemaga rääkida. Ja minu meelest Kai isegi, meie jutt oli suht lühike tol hetkel vist, kui me nii-öelda sinuga rääkisime. Et sa küsisid, minu arust teil oli otsus tegelikult tehtud, et lihtsalt. Kas sa tahad tulla?
ma ütlesin, ja no teeme ära. Tegelikult, kui ma praegu mõtlen, kui Kerliga rääkis, et mina ei ole eriti niisugune analüüsija tüüp. Et mul on kaks asja, kas ma tulen või ma ei tule. Et siin nagu mingi... Konkreetne. Jah, 70% täitsa võõras koht, noh täiesti. Ma ütlen ausalt, ega mina ei ole olnud mingi õppija vend ka. Et ma pole koolis ja ma tegin sporti rohkem. Ma koolis ikkagi olin siuke... Ma olin hea õpilane, aga mitte eeskujulik, ütleme nii. Aga nüüd see TIR-i värki, kui noh, nii kui ma seda esimest peatükki hakkasin kuulama, siis ma sain ka aru, et okei, et siin on hästi palju niisuguseid taipamisi elust enesest ka. Ja tegelikult ongi, kui Bob räägib ju hästi palju oma lugu seal, et kuidas tema nii-öelda tuli 0-st 100-ni, noh, et see nagu kõnetas mind nagu väga palju ja pani nii-öelda puupaku tantsima. Aitas otsust teha, eks. Et nüüd, aga mis ma nagu veel teeme, ongi see, mina nagu nimetan seda iseenda leidmiseks või iseendas olemiseks, sisemises rahus olemiseks, mida iganes, et tegelikult mul aastaid tagasi oli ka, noh, mitte aastaid, aga ma ütlen, mitmeid aastaid tagasi oli see koht, kus ma mõtlesin, no okei, et mul pole enam midagi vaja, et ma olen ju nii kohale jõudnud juba. Ja siis kui ma hakkasin Kerli kõrvalt nende vaimsete asjadega tegelema ja sattusin õigetesse kohtadesse, õigete inimeste juurde, jumal tänatud, et siis ma sain aru, et tegelikult me ju kunagi ei jõua kohale. Et see ongi see teekond. Ja. Kogu elu nagu on see teekond ja seda kõike ju ka TIR-i programm võimendab tegelikult, et sa just nagu pead iseennast rohkem leidma, iseennast rohkem andma. Kuigi mitte alati nii, et veri ninast välja, eks ole, et seal on hästi palju ka seda õpetust, et ega rohkem ei tähenda kunagi nagu rohkem või paremat. Ja see on üks meie uskumus, et me mõtleme, endast on vaja anda, siis see võrdub veri ninast väljas, on vaja tööd teha, tee tööd, tähendab kohe hard work on ju raske töö, ei tähenda see seda, tähtis on, kuidas sa teed ja ma arvan, see mõtteviis seal juures eriti, eks. Minu meelest on hästi tähtis selle asja juures, et kõik see protsess, kui sa nii-öelda annad, et sa võtad ka aega iseenda sees analüüsida, puhata ja siis just nagu minu jaoks on see puhkus hästi oluline, et sealt jälle nagu üles tulla, et siis on sul seda jõudu. Et kui sa nii-öelda magad need puhkuse hetked maha, siis sa lõpuks põled läbi. Kõige halvem koht on see, kus sa ei saagi enam ise aru, kus sa oled ja mis sa teed. Jah, et lihtsalt rapsid on ja. Et aga veel teie tausta öeldes, tegelikult olete mõlemad ettevõtjad ja ma arvan, et see on siia juurde ka oluline öelda, et eks Kerlil toimus ka ettevõttega igast põnevaid ümberkorraldusi TIR-i jooksul ja te olete mõlemad ka seadnud tegelikult väga suure eesmärgi, mille poole te liigute, et hästi rõõm on seda näha. Aga tooge välja mingisugune kumbki nüüd üks asi selles TIR-is, mis oli see pöördepunkt teie jaoks või mis oli see nüüd ongi see, kust mul nüüd mingi veendumus muutus või meil on ju seal erinevad, on ju minapilt, hirmupiir, meie mõistus, väärtuse võimendamine, et mis nagu sa tunned, et on sinuga nagu jäänud, et võib-olla laseme Margusel nüüd sellele küsimusele vastamist alustada. Ja, ma siin, kui me mina ruudus võtame siin praegu, mul ikkagi hästi palju kõnetab see nii-öelda, üks on see laste näide, et lapsed ju nagu sünnivad, ei oska nad rääkida, käia ja mida iganes, eks ole, et alati on ja nad leiavad siis üks hetk nad käivad, üks hetk nad räägivad, siis nad juba teevad muid asju. Ja teine taipamine mul oli ikkagi väga suur. Mul on niisugused meeldivad hästi elust enesest niisugused näited, et teine oli mul see kärbse näide, et see on täiesti nagu, see võib tunduda hästi lihtne, aga kui sa nagu selle
enda peast läbi lased ja mõtled selle peale, siis minu jaoks on see küll täiesti niisugune või on ja oli niisugune taipamine, et tõesti, et hoopis need nii-öelda õiged käigud võivad olla sinust 3 meetrit kaugemal selle asemel, et sina tahad läbi raudukse lennata, eks ole. See on seesama ikkagi, see minu jaoks ikkagi sama, et kui sa kohe ei leia seda teed, siis ära nagu punnita, vaid kõik tuleb õigel ajal sinu juurde. Et seda usaldust õppida. Ma kiirelt ütlen selle kärbseloo, et kui kärbes tuleb tuppa, paneb upsti akna juurde, tahab uuesti õue saada ja ta punnib selle akna peal, kuigi ta näeb, et nii palju kärbseid on juba surnud siia ja mis temaga lõpuks juhtub samamoodi surnud, kusjuures mul enda toas on üks selline praegu seal, et tegelikult 3 meetri kaugusel, kui ta korraks peatuks ja vaataks, ta näeks 3 meetri kaugusel on uks lahti, kus ta saaks tegelikult õue minna. Ja see on lugu, mida Margus siis peab silmas, et kui palju tegelikult me punnitame tahtejõuga, mida ajame, aga kui me saaks aru, kuidas me mõistus töötab, mismoodi me oleme programmeeritud ja me saame uskumusi eelkõige enda kohta ümber muuta, siis meil ei ole vaja kuskile punnitada, meil on vaja otsustada, ma tahan õue minna ja jääda keset tuba, astuda samm, vaadata ühel pool, aken tuli ette, teisel pool sein tuli ette, 3. pool, oi, uks on lahti, läheks hoopis siit välja, see võtab natuke aega, aga et siis usaldada seda lõpptulemuseni jõudmist tegelikult, eks. Minu jaoks on hästi oluline arusaamine ka või ütleme, ma sooviks, et enamus saab sellest aru, et elu ei ole ainult nagu nool ülespoole. Et kui sa tahad minna nool ülespoole ja veel üles nii-öelda, siis selge on see, et sa mingi hetk pead paar sammu alla tulema. Et jälle nagu uute taipamistega rühkid ülespoole. Ja ma olen võtnud seda täiesti nagu üks ühele praegu, et kui ma tunnen, et täna ei loo, siis ma ei punnita ka. Siis tuleb järelikult võtta see puhkehetk, eks? Ja tegelikult see on kohe Kerli saad ka vastata ja tegelikult see Marguse näide on hästi hea, sest et tegelikult Pirri tulevad 2 sorti inimesed õppima. Mõned, kes lihtsalt on passinud, hästi palju puhanud, nad ei tea, mis nad umbes tahavad teha, aga aitab juba sellest, et hakkaks nüüd tegudele. Ka Marguse näide on ehe see, sest sinu taust on ka see, et sa oledki hästi palju kunagi üle töötanud, on ju taga ajanud raha ja mida kõike. Et on ka need sorti inimesed, kes tulevad, ütlevad, Kai, mul on vaja õppida delegeerima, vaja õppida puhkama. Ehk enda väärtustamine mõlemal puhul on oluline, tegelikult enda väärtustamine ja ei olegi õiget ega valet, ehk see kesktee leida, see tasakaal. Ja seda on alati nagu rõõm näha, kuidas inimesed suudavad lõpuks usaldada, suudavad nagu võtta selle aja maha ja mis on Bobi põhilause? Relax, just relax, lihtsalt lõdvestub. Kõik hakkab siis toimuma, kui sa lõdvestud. Aga me ei saa ennem lõdvestuda, kui me ei tea, mis me siis tahame, kes me oleme, et meil oleks need asjad nagu paigas, siis me saame võtta rahulikult, sest enamus inimesed lihtsalt rapsib läbi selle klaasi, mul on vaja saada, aga ilma aru saamatagi, mis või kes nad on. Sellest hästi tore, Margus, kuulda seda näidet. Hästi palju minu meelest on ka seda, et kui sa tahad midagi saavutada, siis sinust peab olema rõõm ja kergus ja siuke usaldus. Punnitada ei saa. Läbi siukse lõbu on kõik võimalik. Täiesti Bobi täpselt samamoodi ütles. Ja, see ongi ju see magnet. Me oleme magnetid, me tõmbame kõike ligi ja isegi kui me jätame mulje, et kõik on lõbus ja tore, aga kui me enda sees on see programm, et ma tegelikult ei saa, ei suuda või näe, see on raske, siis tegelikult me tõmbame seda enda ellu ligi, eks. Nii ta on. Aga Kerli, mis sina välja tooksid? Jaa, minul on mitu asja, mida mul võib-olla ei olegi ükski nagu peatükk nii konkreetselt, aga ma mäletan, kui suure muutuse lõi, see oli üks esimestest peatükkidest, et ma praegu ka kuulan, kui ma sõidan jälle linna poole 15-20 minutit, ma kuulan näiteks seda 4. peatükki, kus on siis see stick person. Aga mulle kõige suurema muutuse lõidki need esimesed peatükid, kus siis oli see, et võta oma peast välja kõik see, mida sa ei taha ja loo ümber see selleks, mida sa tahad. Siis ma mõtlesin, et niimoodi saab ka. Mõtlesingi, et mul on see olukord, et aga mida ma siin üldse tahan? Saad aru, et sa oledki oma selles, et nii nagu halb on ja ma ei tea, kuidas siit välja tulla ja kuidagi nagu, et ei tunne ennast hästi. Siis lahendus on see, et sa mõtled, mida sa tahad.
ma mäletan, kuidas ma jummel, tuli nagu see andis mulle nii suured nagu vabaduse või selle tunde, et issand, ma järelikult saangi ise luua kõike, mida ma tahan. See oli nagu mega muutus, just täna sellest rääkisin ka Margusele, et igas hetkes, kus on natukene nagu keerulisem või mõtted või mingite inimsuhete teema mõtted, mida sa tahaksid siin, kuidas sa tahad, et see pilt tegelikult oleks. Minu jaoks kõige vägevam avastus. Ja teine asi oli see, et eksimine on täiesti loomulik ja inimlik ja ära keskendu sellele, et sa oled eksinud, vaid keskendu sellele, et mida sa järgmisena nagu lood. Keskendu oma edule, oma võitudele, sellele, et sa oled sellele, mida sa oled saavutanud, sellele, mis on andnud sulle selle tunde, et ma tunnen nagu ennast hästi, et võt sellise asjaga sain hakkama, et neid võibki tulla, neid kaotusi või neid madalseise ja see on täiesti okei, et hästi tihti minu arust on minul endal ja paljudel inimestel see, et sa hakkad mõtlema, et issand, kuidas ma nüüd lähen ja räägin, et mäletavad, kuidas ma eksisin, mõtle, et nii valesti seal ütlesin ja mina nende inimeste juurde ma enam ei lähe, et nii häbi on. Tegelikult on see, et mitte keegi ei mäleta, kõik mõtlevad iseendast, kõik mõtlevad seda, et kõik mõtlevad, et mis teine arvab, et minust arv ja. Just nimelt, ehk siis unusta ära see, kui sul ongi justkui miski, millega sa ei ole päris nagu happy sinu elus, keskendu sellele, mis on hästi ja see viib sinna samasse teemasse täpselt, mis Margus ütles, et see, mida sa ise sisaldad, kui see ongi sinu sees see õnn, ma ei tea, endaga rahulolu kas või see, et ma tean, et minuga on hästi, siis seda näevad ka kõik väljapoole. See oli minu jaoks, nagu ma mäletan, see oli eelmine kevad, see oli selline mega taipamine. Ja ma ei ole nagu mingi 15-aastane, et ka elanud nüüd tükk aega juba elus igasugused asju teinud, aga et teada nagu nüüdki tuli, et ikkagi on päris suur osa elust on ees, et kuidas nagu hästi elada. Ja minu arvates olete hästi võimsad, lahedad näited just selle kohta, et tegelikult nagu kõik see on teie elus olnud, saate sellest justkui teate, aga küsimus on nüüd, et see programm lihtsalt näitab, pöörab tähelepanu kuidagi natuke teise nurga alt, et me päriselt saamegi, et sa saad selle kindluse, aga ma saangi ise luua. Ja ma annan ühe mõtte teile ka siia, et TIR-grupis enam pole, et üks lause, mis mina täna lugesin, vaata kui kihvtilt sa tegelikult Kerli ütlesid, et kui saad kohe üles kirjutada, kui autos sa kuuled seda 4. peatükki, et näed, et ma mõtlen, kui ma ei taha, mulle see ei meeldi, mida ma ei taha, see ei tohiks nii olla, see oli pahasti, selles, et hakata mõelda, et mida ma siis tahan, eks ole. Ehk siis sinu mõtted ei saa enne muutuda, kui sul on uued ideed. Ehk siis see on täpselt see, mis sa ju rääkisid, aga lihtsalt ma ütlen nüüd teiste sõnadega, ma loen sellist nagu Neville Goddardi Power of Assumption, et meie oletuse või eelduse vägi on ju, aga me ei saagi ennem hakata teisiti mõtlema, kui meil ei ole uusi ideid. Ehk siis, miks see TIR-programm on nii võimas, sa hakkad saama totaalseid uusi ideid, mis justkui mõned ei olegi uued, juba see, et sa kirjutad oma eesmärgi väikesele kaardile, et ta on nii selge sinu jaoks. Juba see on uus idee, et ma mäletan, teil oli tegelikult ka ju alguses nii, et teil läks kõik kohe see võimaluste paljusus oli lõi vastu nägu, et Kai, me ei tea, kus poole joostes, mul oli rahu, see ongi algus, juba läks kõrgemale sagedusele ja tegelikult harjud ära sellega, et nüüd iga päev õpid ja see ongi see koht, kus te juba rütmi muutsite, on ju. Just. Hästi tore, et selle välja tõid. Ja, et seal oli see koht, et kus mitte ei olnud see, et tempo läks nagu siis aeglasemaks mingi hetk, vaid see, et sa olid nagu ise kõrgemas häälestuses, sa said kõige sellega hoopis teiselt levelilt hakkama. Et see tempo on ju siiamaani on tegelikult, ega ta ei ole nagu vähemaks läinud, aga lihtsalt see, kuidas sa ise näed selle nagu ära, ma ei tea eesti keeles, kuidas sa händeldad selle ära või kuidas sa sellega hakkama saad? Kuidas hakkama saad sellega, et me saame ju olla hästi produktiivsed ja sina ka Kerli, et kas laivis ei postitad ju praegu iga päev, märtsis olen tänulik, eks, et me saame seda kõike teha, kui meie sees on see rahu, et ma rääkisin just esmaspäeval 7 positiivsest emotsioonist, ühe nimi on entusiasm. Et kas me oleme kogu aeg hästi põnevil, excited, hästi põnev, siis kukub alla. Aga mis siis, kui me oleme entusiastlikud seespoolt, ehk nagu see sisemine motivatsioon. Et tihti küsitakse, Kai, kuidas sa jaksad, jälle olid sa siin, teie ka just küsisite mu käest. Ma tea, see on nagu nii suur rahutunne tegelikult mu sees, et kui palju vägevaid asju jõuan teha. Loomulikult on puhkepäevad ja need puhkehetked olemas ja on olulised.
aga see saab tulla nagu justkui teise koha pealt, eks, ja mul on hea meel, et nagu olete seda tunnetanud niimoodi, väga mõnus. Aga mis siis on üks teie soovitus, kes nüüd meid siin kuulab, meil on päris palju inimesi kuulab, see on kihvt 20 ringis, et niimoodi ootamatult, et laivi pole ju ette teatanud, see on nagu väga hea, ehk siis keegi nüüd siin kuulab ja mõtleb, et näed, ma olen ka Kaiga kunagi rääkinud ja ma olen ka mõelnud, et või oot, mis asi see on, et mis see uskumuste muutmine, et kuidas mida te nagu julgustuseks ütleksite, kes siin nagu nüüd mõtleb ja kahtleb, sest teil tuli tegelikult otsus ju kiiresti, no te oletegi hästi ettevõtlikud inimesed, Kerli tegelikult korraldab sündmusi, kuule ma panen pärast lingi ka siia, sul sai YouTube'i kanal valmis, ma sain aru. Et no näed, et mis te oskaksite öelda sellele inimesele, kes ikka ei saa seda otsust tehtud? Noh, ega siin nagu ütleme, kedagi ei saa ju väänata või keerata, et eks see mõnel võtab see lihtsalt 1 kuu aega, mõnel võtab see 4 kuud, mõnel võtab 2 aastat ja siis nii edasi, eks ole, et aga hästi suur muutus minu meelest, minul vähemalt tuli see, et kui ma tegin selle otsuse ja ma tegin ju ka otsuse selle, ma ei teadnud tegelikult mitte midagi, et ma teadsin, et on programm, eks ole, ja midagi seal tehakse, aga just see otsus enda seest, et mul tekib nagu uudishimu, alguses on see uudishimu, et mis seal siis ikkagi nagu toimub ja selle uudishimu najalt ju tegelikult täna tuli hoopis midagi muud välja. Et see ei ole ainult ju TIRi programm, see on, ma ütlen ikkagi veel kord, see on kogukond. Erinevad inimesed, erinevad arvamused, arutelud, kokkusaamised. Minu jaoks on see nagu siuke oluline koht selle programmiga liitumisel oli küll, täna ma võin öelda, et see oli oluline koht või see on oluline koht, aga just see otsuse tegemine enda sees, et ärge kahelge, et lihtsalt tehke see otsus, et alati on võimalus pooleli jätta, aga ärge tehke seda. Ja pooleli jätmine on jälle selline nagu allaandmine, et ikka edasi. Mis sina, Kerli, oskad öelda? Jaa, mul tuli kohe mitmeid mõtteid. Ma olen hiljuti pidanud siin maha päris mitmeid vestlusi oma õega, siis veel ühe meie peretuttavaga sarnasel teemal. Ehk siis, kui oligi küsimus see, et sul on nagu piiratud hulk raha, kuidas ja kuhu seda investeerida. Ja mina ise seda vastust enda seest teadsin, aga siis ma seda nagu niimoodi kohe välja ei öelnud. Ma lihtsalt ütlesingi, et kuule, aga mõtle, et näiteks kui sa ma ei tea, investeerid kuskile mingisse varasse või mingisse sellisesse kohta, et 2 aasta pärast ilmselt täpselt samas kohas, kus sa praegu oled. Nii, siis teine variant on see, et sa lähed ja investeerid seal iseendasse. Tõingi kohe selle TIRi näite, rääkisin hästi entusiastlikult, enda silmad põlesid pea, sest ma olen ise nii nagu sellel lainel rääkisin, et vaata, mis muutuse see sulle loob. Ja see loob nagu selle muutuse, et mida iganes oma elus ju tegelikult soovid saavutada, siis siin on palun see programm. Et mitte see, et sa investeerid oma raha kuskile, ma ei tea, sa võid seda teha loomulikult kinnisvarasse või kuhu iganes, aga siin sa investeerid iseendasse. Ja et näiteks õega ka, kui me lõpetasime vestluse, siis oligi see, et see on nagu ainukene koht, mida mina näen, et mis on mõistlik teha, kui sul tõesti ei ole nagu miljoneid, et sa saadki valida, on ju kinnisvara, ma ei tea, krüpto, on ju mingid muud varad, et siis kindlasti vali ka iseennast. Et see on see, mis loob sulle muutuse ja teine asi veel, mis on juba hästi paljudel, et kui sa ootad erinevat tulemust, aga teed kogu aeg samasuguseid samme oma elus. Sa ei olegi aru saanud, et mis on sul need programmid või mis on sul need kohad. Näiteks mina sain mingil hetkel aru, et minu programm on üks või paradigma on see, et raha tuleb raske tööga, nii nagu sinagi, Kai, ütlesid. Ja järelikult mõel on ka, ma arvan see, et tegelikult ongi, me oleme rääkinud sellest, et lihtsalt toon oma mõe näite siin, et tegelikult kui sa saad sellest aru, siis sa saad seda muuta. Kui sa sellest aru ei saa ja sa arvad, siis arvadki, et nii ongi ja siis sul nii ongi. Et see ongi täpselt see, et kas sa... Tõde on ju tõde, on ju, aga mis siis, kui see tegelikult on painutatud tõde? Just.
ja Siis, teine asi kui on minu midagi arust muud see, et mida see Bob on öelnud, et logic keeps us wired where we are. Sa saad loogiliselt ära põhjendada kõik asjad oma elus, et ja nii ongi ja mina ei saagi teisiti ja minul ei toimugi midagi, vaata, kus perest ma tulen või mis mu taust on ju, et ei ole, mitte midagi ei ole, et lihtsalt astu see samm, investeeri iseendasse ja vaata, kui palju erinevaid inimesi, täpselt nagu Margus ütles, kogu see kihvt kogukond, kelle sa, Kai, oled siin Tirris nagu kokku toonud ja loonud, et see on nagu nii vägev ja kõigil on erinevad lood, aga nad kõik liiguvad oma suundades, järelikult see töötab. See töötab nii minu, Marguse kui ka kelle iganes sinu nende Tirri õpilaste jaoks. Minu soovitus on, et kui sa tahad kuskile investeerida või kui sa isegi seda ei taha, siis tee seda ikka iseendasse. Ma lihtsalt ütlen ühe asja siia vahele, et hästi inimeste arusaam tegelikult on see, et kui sa saad nagu raha või käid raha välja, siis sa minul ka nähtavasti oli see mõte, mis ma nagu vastu saan. On ju esimene asi, mis ma vastu saan. Kui sa sellest kohast suudad nagu läbi tulla, et sa ei mõtle, mida ma vastu saan, vaid sa mõtled seda, et ahah, ma investeerin iseendasse. Saadki iseenda vastu. Ja sa ei pea selgelt nagu isegi mõtlema, mis ma saan vastu, kas ma iseenda või mida iganes. Lihtsalt tule ja ole ja tee see asi ära. Anna võimalus. See on, kui rõõmsad me oleme, ma sain kodulaenu, ma sain õppelaenu, kui ma sain autoliisingusse on ja sa ei saa mõned tuhanded nagu välja ka investeerides iseendasse, sest isegi kui sa tõid selle investeeringu näite, kui palju, ma räägin palju inimestega, kui palju ma kuulen seda, et jah, mul on kinnisvara, mul on need korterid, aga jälle keegi lõhkus midagi ära. Ma kunagi ei saa üürilisi, niikuinii ma ei saa korralikult maha seda müüdud. Ei tea, mul selle krüptoga hästi ei lähe. See oledki sina, järelikult seda on vaja muuta ja vaata, kuidas sul siis minema hakkab, eks. Te olete seda hästi tugevalt kogenud, et eriti kui Kerli tegi selle ettevõtte muutuse, siis sa väga-väga tugevalt seda kogesid. Ja sealt saab kõik alguse mõtteviisist. Kas sa näed ennast selle eduka investeerijana? Kui sa lähed investeerima, et vaatame, mis saab, siis sa saadki selle vaatame, mis saab ja mõtled, see investeering polegi minu jaoks jälle. Sina pead kõigepealt selleks muutuma, kes on ju edukas investeerija ja see algabki sinust, et minu arust väga hästi Margus ütles et sa ei saa näha, mis sa vastu saad, ega siiamaani mulle kõik ütled, et Kai, et see maksab sul liiga vähe, sest et see, mis me sealt kunagi saame vastu, me ei saa seda numbrisse panna, selle oma meelerahu või oma elu, sa ei saa seda numbrisse panna. See on sama hea, et sa ostad 20 eurose raamatu, ma ei tea, palju see Rikas isa vaene isa näiteks maksab, aga kui sa päriselt teed kõik, mis Kiyosaki seal räägib ja ütleb, sa oled miljonär, sa mõtled, issand 20 eurot, mis asja on ju, et küsimus ongi selles, et kes sina oled, mis sina tahad, sellest saab see algus on ju, et see endasse investeerimine. Just nimelt, et kui sa tood selle raamatu näite, siis ma korra veel ütlen siia kõrvale, et raamatud sa loed üksinda, aga siin grupis see grupi toetus on nagu nii vägev ühest küljest ja teisest küljest see, et sa teed seda iga päev, et Kai küsib su käest, kuule, kas sa lugesid täna, et sa ei taha ju öelda, et kuule, täna ei lugenud, on ju, et ikka loed. Alustuseks juba siis Kai pärast, aga lõpuks siis juba iseenda pärast. Ehk siis see, et miski, mida sa teed iga päev, on ju loogiline, et muudab su elu pikamas perspektiivis. Ma ütlen, et okei, me oleme ka neid vaimseid praktikaid teinud ja need on kindlasti väga palju meid hoidnud lainel ka nagu selles vaates, et kui on suured muutused, siis keha on ju, emotsioonid, kõik tuleb järgi. Nad aitavad on ju. Just, aga lihtsalt, et point on nagu selles, et kui sa teed miskit iga päev, siis kas on see vaimsed praktikad, on see tirr, mis iganes, et ainult see hoiab sind laine, kui sa valid seda teha. See on minu arust ka suurim väärtus, et see kordamine tegelikult, et sa kordad. Asi ei ole ju, et ma saan netis selle programmi, ma lugesin korra kõik läbi, mingit muutust ei toimunud. Asi on sellest, kuidas me teeme seda grupiseks. Nii tore, et sa selle välja tood, aitäh sulle selle eest. Minul oli hästi suur, ma ei ole Kaiga ju nii-öelda vestlusi palju pidanud, aga ma mäletan, et esimene kord, kui vist ka Kerli ütles, et kuule, kas sa Kaiga kõnetavat pidanud, siis mõttes, mis kõnet, ma ei pea kellegi midagi aru andma, et mis mõttes, mida ma üldse, mis ma räägin, aga mul on ju materjalid olemas. Aga tegelikult, kui sa nagu, ja see oli minu üks paradigma, et mina mind ei kontrolli keegi, et mis mõttes, mina ei räägi kellegi midagi. Oot, kus praegu räägid, terve Facebookile räägid. Et tegelikult, kui sa selle kõne teed ära, siis sa saad aru küll, et miks seda kõnet nagu vaja oli,
lihtsalt see oli jälle minu üks sihuke uskumus, et mina ei taha kellegagi arutada oma asju. Kas sa arvad, et meestel võib seda palju olla? Võib-olla on minule ellu sattunud need mehed, aga mina olen nagu kogenud just meeste puhul seda, et mis mõttes, võib-olla veel see, et mina naine ka olen, aga et issand, et mis aru ma talle nüüd annan või mis ta siin kontrollib, on ju. Et aga... teine asi, vaata kodus kellile rääkida, et see Kai siia nagu ikkagi sel hetkel nagu võõras inimene, mida, meestel on päris palju seda, ma arvan, ma ütlen, ma käin ju meeste joogas ka, et ega seal on täpselt samamoodi, et mehed omavahel nagu arutavad väga intensiivselt ja kihvtilt, aga päris paljud on ütlevad, et nemad nagu ei taha jagada, või ei suurelt niimoodi arutada. Eriti nagu nii-öelda võõrastele inimestele, aga mõnikord on just mitte mõnikord, aga nähtavasti ei tule nagu, või pole mõistlik mõelda üldse, et ma nüüd pelgan kellegagi jagada, et sa ei tea kunagi, kus tegelikult see ei ole ju õiget ega valet, eks ole. Et lihtsalt see tunne enda sees ja minu tunne oli tol hetkel selline, ma läksin sellest läbi, jagasin ja täna olen ma hoopis teises kohas, et tekkis nagu usaldust ka juurde. Ja tegelikult on see hästi oluline, sest me oleme minu arvates, kui Bob räägib, me oleme sotsiaalsed olevused, me olemegi siin, et jagada, aidata. Sa ei peagi tegema iga päev pilti, mis sa sööd ja et sa käid duši all. Ma ei räägi sellisest jagamisest, aga oma mõttemaailma jagamisest või nendest soovidest, muidugi alati me vaatame kellele, aga sealt tegelikult see algus tulebki sellest avatusest, sest kui palju me oleme saanud kuskil kõrvetada, me räägime liiga palju, siis paneme ennast lukku, mis oli õnnetu armastus, mina panen südame lukku, enam ei armasta. Sa ei ole siin selleks siin maailmas, et ennast lukku panna. Mine näita, et näed, ma ikka saan armastada, äkki ma saan veel paremat kogeda, sest me kogeme midagi nii drastilist ja siis me teeme selle põhjal järeldusi, aga tegelikult näiteks mis ettevõtlust, mis plaanid teil on, kui te ei jaga seda inimestega, siis te ei saa neid ju aidata, siis te ei saa pannagi oma ettevõtlust käima. Tegelikult ju sealt saab nii palju alguse. Ma hästi tänan teid, ma arvan, me tõmbame siin otsad kokku, et ma olen hästi tänulik teile. Võib-olla tahate miskit veel öelda siin lõpus, siis palun. Ma mõtlesin, et mul on üks mõte ikkagi veel, mida ma kindlasti tahaks, mis puudutab konkreetselt meid, et minu arust Bob oli see, kes ütles, et kui ta vaatab või oli see selles programmis, et kui sa vaatad pärast TIR-i oma neid tulemusi, et siis need on nagu valgusaastate kaugusel, et kus sa olid siis ja kus sa oled nüüd. Et täpselt seda tunnet mina ise tunnengi, et nii füüsiliselt välises maailmas, selles mõttes tõesti, mis sa Kai ka siin välja tõid, et ma olen nagu muutnud oma ettevõtte, kõik seal ümber tõstnud on ju, ühesõnaga, et ma teen ise versus see, et ma ennem tegin partneriga, mul on nüüd inimesed, kellega ma koos teen, ma õpin delegeerima ja kõik need igasugused need rahalised pooled seal. Ehk siis tõesti, kui ma mõtlen seda, kus ma olin eelmise aasta kevadel, ma oleks eelmine aasta, oleks mulle keegi olnud nalja teed, et ei, mina ei tea ja mina ei oska ja ma mäletan, mingid need TIR-i programmid, mida ma vaatasin, mida need TIR-i peatükid mingisuguses hetkes, kui olid hästi rasked hetked ja ma neid kogu aeg siis vaatasin, see on okei, kui sa ebaõnnestud, ütlesin ka, kuule Kerli, see on okei. Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et anna võimalus ja täpselt nii võibki minna, et vaatad pärast valgusaastate kaugusel on sul see aasta, kui sa alustasid. Aitäh sulle, Kai. Mina ütlen ainult seda, et minge tehke kerguses ja usalduses ja ongi väga lihtne. Aitäh teil, issa, minul paneb südameväärti soojaks, sest minul on nii suur usk sellesse, ma tean ju, mis asi see on, ma näen ju, kui võimas see on. Suur aitäh teile ja aitäh kõigile, kes kuulasid, kui on küsimusi, kommenteerige siia alla, kindlasti ei pahanda Margus ja Kerli, kui neile otsega kirjutada ja aitäh, mina jäin nüüd sõnatuks, aga ma olen väga tänulik teile. Aitäh, love you all.